Nüüd peaks salvestama ja tere kõigile, rõõm teid kõiki näha siin tänasel infotunnil. minu nimi on Kadri Koort-Kauniste ja mina töötan Haridus-Noorteametis ja olen noorte info valdkonna juht. Ja minu head kolleegid Hanna-Liisa Rebane ja Kristiina Hiis, meie oleme need kolm Harno töötajat, kes tegutsevad ja toimetavad kõikide noorte infoga seotud töödega Harnos. Ehk et meie kolm oleme need, kes siis koolitusi korraldavad, tugimaterjale uuendame, Tevida portaaliga tegeleme, teemakuudega tegeleme ja nendest kõikidest teemadest me täna ka väikese ülevaate anname ja Kristiina ja Hanna-Liisa ka siis saavad täna sõna. Ja mul on rõõm näha siin tuttavaid nägusid ja nimesid ja kellega ma veel ei ole kohtunud, pole kontakti olnud, siis rõõm näha ja tore, et oled siia infotundi täna jõudnud. Aga millest me siis täna räägime ja millised on need teemad, mis me katame? Räägime sellest, millised on noorte infojuhend ja tugimaterjalid, mida saad sina kasutada selleks, et oma piirkonnas, oma asutuses, oma võrgustikus noorte infoga seotud eesmärke paremini ellu viia, planeerida, arendustegevusi planeerida, mis tahes tegevused sul täna käsil on, kuidas siis selle kõigega, mis puudutab noorte infot, paremini hakkama saada, paremini noorteni jõuda. Räägime ka põgusalt Tevit portaalist ja Infohunt portaalist, et kuidas neid kasutada ära, et oma noorte info eesmärke täita. Ja väga-väga kuum teema on alati sügisperioodil Tevit teemakuud. Räägime ka sellest, et kus maal me täna oleme ja kuidas nüüd see teemakuude ajakava ja plaan kõik edasi läheb, et mis ajal on loota ja oodata, et need teemakuud on paigas, sest me teame, et väga paljud noortekeskused, organisatsioonid neid teemakuusid kasutavad ja väga ootavad teemasid, et mis kuul, mis teema on ja sellest kõigest ka täna räägime. Ning siis räägime veel põgusalt noorsootöö nädalast, mis ka meid ootab ees üsna pea ja ka uudiskirjadest anname pisikese ülevaate. Aga hakkame minema. Meil on arvestatud ka pisikene aeg küsimusteks lõpus, aga kui sa tunned, et sul on midagi küsida, pane chati. Loodan, et me jõuame sellel silma peal hoida, nendele küsimustele vastata või märkustele, tähelepanekutele, mis sul on. Aga et lõpus ka pisikene aeg selleks on, kui sa midagi tahad tõesti küsida. Aga kasuta ka seda kommentaariumit, chati osa, kui sa tõesti tahad midagi välja tuua kirjalikult, siis ei lähe ka meil meelest ära, sul endal võib olla meelest ära, et midagi, mis sa tahtsid küsida. Aga läheme siis juhend ja tugimaterjalide juurde. Mis meil on, mida sa saad kasutada, kus need asuvad? Ma usun, et paljudele teist ei tule võõras selline veebilehe aadress nagu t5.ee noorteinfo. Me oleme selle veebilehega tegelenud umbes 3-4 aastat ja olemegi sellele veebilehele koondanud kõik juhend ja tugimaterjalid, mis meil täna on olemas ja mida saavadki siis noortega töötavad spetsialistid kasutada. Meil on olemas ka väike uudiste rubriik, meil on seal olemas rubriigike, kus on noorteinfoga seotud kvaliteedistandardid Eestis, Euroopas, alates kutsestandardist kuni Euroopa noorteinfo hartani, siis kõikvõimalikud juhendmaterjalid alates noorteinfo käsiraamatust ja ka noorteinfoga seotud uuringud ja uurimused, et kindlasti paljud teist, kui te mingisuguseid muudatusi, täiendusi, edasiarendusi oma asutuses või võrgustikus ette võtate, ikka võtate ette ju uuringud ja vaatate, et mida siis need uuringud näitavad, mida me saaksime siit kasutada. Ja ka siis oleme sinna lehele koondanud ka juba üsna pikalt olemas olnud noorte info töötubade juhendmaterjalid, mida meil on hetkel siis 26 teemal. Aga ma võtan selle veebilehe lahti ja ma näitan, mis meil siin on ja mida te siit leiate.
üks moment, nii, selline see leht välja näeb. Aadress jääb kenasti meelde, T-Viit kaldkriips noorteinfo ja siit te leiate siis uudised. näete, noorteinfo käsiraamat on meil uuenenud. äsja tuli välja ahju soe uudis siin olemas kohe. siis on siin kvaliteedistandardid, juhend ja tugimaterjalid, uuringud ja uurimused ja võtangi lahti siit selle tugimaterjalide osa. siin on meil üsna palju erinevaid materjale, mida te saate kasutada. Need on kõik siin eesti keeles, et me ei ole koondanud siia välismaiseid allikaid, et nii palju kui võimalik, oleme me alati kõik materjalid ära tõlkinud teie jaoks, et teil oleks neid lihtne võimalus kasutada. aga siit sellest rubriigist leiad sa sellesama uuenenud noorteinfo käsiraamatu. sa leiad siit teenuse disainimudeli, mis on ka spetsiaalselt tehtud noorteinfoteenuste disainimiseks. sa leiad siit vaimse tervisega seotud materjale, ka poliitikasoovitusi, mis puudutab noorte vaimset tervist, see on hästi-hästi aktuaalne teema täna. sa leiad siit põhimõisteid, et kui tekib küsimus võrgustikus, mis vahe on noorteinfol ja tavalisel infol, mis vahe on noorteinfo tööl ja noorteinfo teenusel, et siis tegelikult siit sa need vastused kõik leiad. siin on ka seksuaalhariduse teema meil kajastatud, oleme teinud juhendi seksuaaltervise teemal, jällegi väga aktuaalne teema. ka Eesti Noorsootöötajate Kogu sellega tegeleb, et siit sa leiad neid materjale ja kuidas seda lehte nüüd kasutada. ära jumala eest kõiki neid alla lae, ära neid kõiki jumala eest salvesta. muidugi, kui sa tahad, tee seda, aga see ongi selline tööriistakast, kust sa saad tulla ja vaadata, mis on olemas, mis on sulle kasulik, mida sul on vaja selleks, et oma piirkonna noorteinfo eesmärke täita. olgu selleks siis mõistete selgus, olgu selleks mõne teema nagu näiteks vaimne tervis või seksuaalhariduse teema käsitlemine või olgu selleks näiteks tõesti need uuringud, et miks te midagi teete, miks te arvate, et me peaksime seda ja seda teemat kajastama. ma usun, et nende teemade ja selliste küsimustega ju puutute kokku, et miks ja miks ja miks ja tegelikult need uuringud ja need alusmaterjalid, mis siin on, need annavadki need vastused teile, et kasutage seda veebilehte kui tööriistakasti, mis on teile kergesti ligipääsetav, kus me oleme kõik materjalid ühtekokku toonud, et sa ei pea minema erinevatesse kanalitesse neid otsima. tule siia ja sa leiad kõik need materjalid ja loodetavasti kõikidele oma küsimustele siit vastused. ja kui ka tekib, ütleme, küsimus seal piirkonnas, et noh, et mis see noorteinfo siis ikkagi on ja no mis süsteemis me üldse töötame, kui me räägime noorteinfost, kes mida teeb, et siin on ka meil selline väike joonis, et mis asi see noorteinfo siis on, mida teeb Harno, mis eesmärk on T-Viit portaalil, Infohunt portaalil, mis asi see Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuur Erika on, no mis see Harno seal teeb? ja mis on Eurodesk, et tegelikult siit sa saad selle kõik info kätte ja ma usun, et uue aasta planeerimisel, kui te nüüd oma noorteinfoga seotud eesmärke kavandate, planeerite, mõtlete, et milliseid kanaleid ma kasutan, mismoodi ma peaksin noorteni paremini jõudma, mida me saame teha, siis kindlasti siinkohal on see rubriik ja see leht, mida sa kindlasti võiksid kasutada, mis aitab sind sinu töös. ma panen selle lehe kinni, me tuleme veel siia täna tagasi, aga jäta see veebileht endale meelde, siit sa leiad kõik materjalid, mis sul on vaja, ka noorsootöötaja kutset mainisin, noorsootöötaja kutses on ka sees noorteinfo siis teenuse elluviimine, planeerimine, et kõik selle sa leiad siit, et sa ei pea minema sinna kutseregistrisse otsima seda noorteinfo noorsootöötaja kutsestandardit, tase 6 näiteks, vaid tegelikult sa leiad kogu selle info ka siit ülesse, et me oleme seda kõike teinud selleks, et teil oleks hästi mugav ja hea koht, kus tõesti otsida infot. nii, aga läheme edasi. noorteinfo käsiraamat. meie oleme hästi uhked, et meil on üldse käsiraamat noorteinfo teemal. ei ole palju noortevaldkonna teemasid, millel on oma käsiraamatud või sellised üldse raamatud või kogumikud. on olemas noortemalevate
käsiraamat või selline juhendmaterjal. Mul ei tulegi ühtegi teist meelde, võib-olla ma lihtsalt ei tea. aga noorteinfo käsiraamat on just sellepärast eriline, et kogu see vajalik info, see vajalik metoodika, tööriistad, kõik me oleme pannud kokku ühte kogumikku, et tõesti teie saaksite oma tööd paremini planeerida, leida kitsaskohti, arenguvajadusi, saada päriselt aru, et no mida me peame tegema selleks, et tõesti noorteni jõuda. kogu see info on pandud kokku käsiraamatusse ja me oleme selle üle väga-väga uhked. käsiraamat avaldati aastal 2020 ja seda vedas eest Eesti Noorsootöötajate Kogu. tollel ajal veel eksisteeris selline asutus nagu Eesti Noorsootöö Keskus ja mina ka siis Eesti Noorsootöö Keskuses töötasin ja puutusin ka selle käsiraamatu koostamisega kokku. aga teate, mis jäi käsiraamatu avaldamise ja tänase nagu päeva vahele? Jäid sellised olulised arengud ja muutused nagu Covid, sõda Euroopas ja ka ai ja kõik see on muutnud tegelikult väga seda, kuidas me infot tarbime, mismoodi me infot otsime, mida me eelistame, mismoodi me tahame infot saada. kõik need suured muutused on ka muutnud seda, et noh, kuidas me tõesti jõuame noorteni ja sellest tulenevalt me otsustasime, et käsiraamatut tuleb uuendada, täiendada ja sellest ajendatuna ongi siis sisu pisut värskema kuue saanud ja ka saanud siis praegu kajastatud siis 2 uut teemat, mida varasemalt ei olnud. ja kui te nüüd küsite, et kus ma selle käsiraamatu saan, tahaks ju seda käes hoida, siis täna oleme me otsustanud, et käsiraamat on meil ainult digitaalne ja ma usun, et see täna on kõige-kõige parem lahendus ka teile, kui ta on teil digitaalsel kujul olemas, sa saad igal ajal minna arvutisse, telefoni ja otsida seal vajadusel mingisuguse teema üles, mida sul on parasjagu oma töös vaja. ja kui rääkida selleks, et kuidas siis sina saad seda käsiraamatut kasutada, siis sa saad siit infot, mis on mis, kuidas teha, mismoodi, millistest komponentidest tõesti see noorte info ja noorte infotöö ja teenus koosneb. ja kindlasti ei pea seda käsiraamatut lugema kaanest kaaneni läbi, vaid jällegi kasuta seda kui tööriista. meil on noorteinfo käsiraamatus selles uuenenud versioonis 8 peatükki, seda tundub palju, see tundub, et appi, see on nii suur kogumik, aga me tõesti andsime endast parima, et kirjutada kõigest nii lühidalt, kui saab. täitsa tõsiselt, et me olime hädas, et kuidas kirjutada, luua kõike seda teile võimalikult kompaktselt. aga ma ei tea, kas siin tasub öelda, et tuli välja nagu ikka. aga 8 peatükki me proovisime uuenduste käigus läbi sellise struktureerimise natuke neid teemasid hakkida väiksemateks tükkideks, et tekiks võib-olla selline parem pilt, et noh, näiteks see peatükk 3, praktiline noorteinfotöö, et millised need tükid siis on. ma kõigepealt loon infot, ma hakkan infot vahendama, siis ma pean noorteinfot süstematiseerima, säilitama ja nii edasi, et millistest komponentidest see noorteinfotöö siis üldse koosneb, kui sa hakkad mõtlema, et kuidas ma nüüd seda kõike siis hakkan tegema, et me proovisime seda struktureerida võimalikult väikesteks tükkideks, et tõesti, kui sul on midagi vaja teada, siis sa noh, ütleme nii, et juba saad selle alapeatüki järgi aru, et ahah, see on see teema vist, et kus ma peaksin seda vaatama. ja mida me siis siin tegime? kõige rohkem, noh, allikad, viited, sellised asjad loomulikult vaatasime üle, kõik on uuendatud, aga meedia- ja infokirjaoskus on muutunud hästi-hästi oluliseks, et sellele me pöörasime tähelepanu, sellele peatükile ja see on saanud nüüd suuremad uuendused ja täiendused. samamoodi kvaliteedi juhtimine või kvaliteedi põhimõtted noorte infotöös. ma tean, et teist paljud on läbinud ju noortevaldkonna kvaliteedi hindamise, seal on üheks osaks ka noorte info ja just sellel põhjusel ka sellele kvaliteedile me tähelepanu pöörame, et kui teie nüüd selle kvaliteedi hindamise läbite, te leiate sealt oma kitsaskohad ja oma tugevused, siis kuidas sellega nüüd edasi minna, et kindlasti noorte info. Pliiatsiga või salliga või niimoodi.
et noorteinfo käsiraamat kindlasti teid selles osas toetab ja pakub tuge, et kuidas nüüd edasi minna, et mitte jälle mõndade aastate möödudes tulla nagu samade küsimuste või murede juurde tagasi. Ja noorteinfoteenuste disainimine. Ma tean, et meil on mõned kohalikud omavalitsused, kes näiteks loovad oma noorteinfoportaali või teevad väga suuri uuendusi, et kuidas siis tõesti noorteinfoni jõuda, aga see noorteni jõuda. Aga see kõik saab alguse sellest, et me päriselt mõtleme läbi, mis meil on, mida on meil vaja, mismoodi me peaksime noorteni jõudma ja millist mõju siis see informatsioon, eks ole, mida me loome, koondame, levitamine peaks avaldama, et näiteks noored osaleksid rohkem nendes võimalustes, mis kohalikul tasandil neile pakutakse, aga see kõik algab sellest, et tuleb võtta ette teenuse disaini mudel ja samm-sammult hakata minema. Ja tõesti, see peatükk kindlasti ka teid aitab, kui te plaanite suuremaid muudatusi oma noorteinfo tegevustes, noorteinfo teenuses, et tahate teha seda switch'i, siis kindlasti peatükk 8 teid selles aitab. Ja me kirjutasime ka 2 uuel teemal. Esmane nõustamine ja usalduslik suhe. Teate noorte infouuringust, nii sellest uuringust, mis Harno tellis 2023. aastal, kui ka Euroopa tasandi uuringust tuli välja see, et jah, noored tahavad saada infot sotsiaalmeediast. kõik, mis on digi, on noorte seas populaarne, aga selle kõrval ei ole üldse kadunud ära see, et noored tahavad saada otsest kontakti spetsialistiga, eksperdiga, noorsootöötajaga. Ja see on ka see põhjus, miks esmane nõustamine ja usaldusliku suhte loomine on siin kajastatud, et jah, noor tahab saada infot sotsiaalmeediast, aga ta tahab ka saada otsest kontakti ja sina saadki vaadata siit käsiraamatust, et kuidas ma siis ja mismoodi ma seda esmast nõustamist teen ja millised on need sammud üldse, et noor tuleks sinu juurde, et tekiks see usalduslik suhe, et noor küsiks ja räägiks sulle. See on hästi-hästi oluline teema. jah, digi on väga popp, aga ka inimene, sina, kes sa noorega tegeled, sina oled ka väga tähtis talle. ja see käsiraamatu peatükk kindlasti sind toetab. Ja kompetentside teema ka peatükk 6, et millised on need kompetentsid, mida on vaja selleks, et noorteinfotööd ja noorteinfoga seotud tegevusi hästi efektiivselt ja edukalt teha. Samamoodi aitab sind sinu igapäevases töös. Väljakutsed, kuidas nendega hakkama saada, kuidas teha koostööd, millistest sammudest, mismoodi üldse hakata peale, et kindlasti hea tugi sulle, kui sa igapäevaselt erinevate väljakutsetega silmitsi seisad ja milliseid kompetentse on vaja. Olen nagu hästi palju kuulnud seda ja kuidagi seisnud nagu selle dilemma ees, et noorsootöötajad ütlevad, et jah, meil on vaja väga pöörata tähelepanu sotsiaalmeediale, et jõuda noorteni sotsiaalmeedias, aga tegelikult meil ei ole oskusi, et seda teha ja siit tulebki seda kompetentside pool. võib-olla on vaja koolitust, võib-olla on vaja tiimi uut inimest, kes seda teemat valdab, et see kõik käibki läbi selle kompetentsuse, et me teeksime neid ülesandeid, milleks meil on kompetentsi ja kui ei ole, siis tuleb ju seda leida või arendada, et see on hästi-hästi oluline koht. nii, ja käsiraamat on meil olemas siis PDF-ina, et see pikk PDF dokument ja ka veebiversioonis. ma teen selle veebiversiooni kohe lahti ka, aga põhimõtteliselt meil on lihtsalt veebilehel need peatükid ja meil on siin otsinupp, ma olen teinud siin selle kollaseks, et kui sul on mingisugune teema, mida sa tahad nagu kiirelt otsida, siis kasuta seda otsinuppu. et sa saad siis siia panna sisse mingi märksõna, viskab sind õigesse kohta ja siit sa saad lihtsalt tõesti lahti klikata kõik need peatükid, alapeatükid, et jõuda kiiremini selle infoni. et kindlasti saad kasutada ju, kui saad PDF-i, seal on ka otsingus, et Ctrl F saad otsida märksõnaga, aga siit võib-olla lihtsalt kiirem, lihtsam tee kõige selleni, mida sul võiks parasjagu nagu vaja minna oma igapäevases siis tegutsemises, et kui kiiresti midagi on vaja, siis kindlasti siit selle leiad.
ja ma väga tahan Noorteinfo käsiraamatu juures tänada autoreid Kaie Branno, Ilona Evelin Rannala, Tanja Tibou, Mai Pitsner, kes siis aitasid kaasa, et see Noorteinfo käsiraamat oleks uues kuues ja et need uued ja olulised teemad oleksid siin kajastatud, et Noorteinfo tööd saaks teha paremini, efektiivsemalt ja tõesti jõuda noorteni. Ja kuidas siis seda nüüd kasutada, teeme väikse kokkuvõtte ka, et sa saad tõesti käsiraamatu abil selguse mõistetes ja sisus, et mis on mis, kuidas töötab, millistest komponentidest koosneb. Käsiraamatus on tööriistad ja juhised, mida sa saad kasutada tõesti alates emaili suhtlusest kuni siis tõesti erinevate meetodite ja joonisteni, et kuidasmoodi mingisugused protsessid nagu töötavad, et kõik see on käsiraamatus olemas, aga kindlasti ka see kvaliteedikomponent, et kuna käsiraamat kirjeldab hästi põhjalikult kõike seda, kuidas noorteinfo toimib, siis kindlasti arenguhüpe, kvaliteedihüpe, kvaliteedi tagamine, et see kindlasti aitab sind sinu töös, et kuidas seda kvaliteeti luua, kuhu me tahame jõuda, mismoodi me saame sinna jõuda ja noh, kõik see, kuidas me selle süsteemi üles ehitame, on hästi-hästi oluline selleks, et kvaliteet üldse tuleks ja oleks ja tekiks. Ja sina kui spetsialist, sa saad lihtsalt targemaks, sa saad infot, sa saad tööriistu, sa saad juhiseid, kuidas ja mismoodi kõike teha, et oleme proovinud hästi-hästi palju tuua sisse praktilist osa ja toome seda ka edaspidi läbi selle veebiversiooni, et hakkame sinna koondama näiteid ja võib-olla ühel päeval sinu mõni hea noorteinfoga seotud näide on käsiraamatu seal veebiversioonis, mis on Teevida lehel, et kindlasti sina kui spetsialist saad seda kasutada tööriistana, et tõesti saada seda tarkust ja teadmisi siis juurde, et siin on ka see PDF-i kujul käsiraamat olemas, aga ma hetkel seda ei hakka lahti klikkama. Teine oluline teema käsiraamatu juures, mida me tahame hästi rõhutada ja utsitada teid kasutama, on noorteinfo töötubade juhendid. Mis need on? Need on juhendid erinevatel teemadel, 26 erinevat teemat, mida saad sina kasutada, kui sa pead pidama mõne keerulise arutelu, näiteks veipimise teemal oma piirkonnas. Kui sul on vaja sisustada näiteks mõnda teemakuud, olgu see siis üleriigiline või Teevit teemakuu, ja saad lihtsalt noortega neile olulisel teemal läbi selle töötoa formaadi arutada. Nagu ma ütlesin, meil on 26 teemat. Igas juhendis on olemas õpieesmärgid ja väljundid ja töötoad on tõesti erineva kestusega, et mõni töötuba on 45 minutit, aga mõni on ka 120 minutit. Ja samamoodi on kirjeldatud iga töötoa juures see, et mitu osalejat peaks olema või mis on see optimaalne osalejate arv ja ka see, et mis vanusele see töötuba sobib. siin on need kõik teemad, 26 teemat, mis meil täna on olemas, need on läbinud ka väikese uuenduskuuri, oleme vaadanud üle kõik viited ja allikad ja materjalid, mis meil seal sees on, et kõik töötoad on läbinud tõesti uuenduskuuri ja alates demokraatiast, alkoholist, meediapädevusest, rahatarkusest, seksuaaltervisest on olemas sulle juhendid, mida sina saad oma töös kasutada, kui sul on tõesti vaja mõnel teemal noortega arutleda, teha mõni struktureeritud tegevus noortele, et kasuta neid töötubasid siis selleks. kõigepealt mine sinna lehele, kus on need töötoad, ma võtan selle kohe lahti ka, vaata neid teemasid, tutvu nende eesmärkide ja õpiväljunditega, siis lae see töötoa juhend alla, see tuleb sulle PDF-ina alla. lae see endale alla. Meil on olemas ka toetav kogumik sulle, kus me oleme kirjeldanud siis, kuidasmoodi näiteks töötubasid läbi viia, noh, et mis ettevalmistusi teha ja meil on seal digitaalsete kanalite loend ja saad natuke sellest noorteinfo seda teooriat ka siin, onju. Ja siis, mida sa veel võiksid teha, kindlasti on see, kui sa nüüd teed töötoa näiteks inspireeritult eesmärkide suunas,
tee see töötuba noortega ära ja anna meile ka tagasisidet. me oleme hästi-hästi rõõmsad, kui sina ja sinu noored annavad tagasisidet meile nende töötubade kohta. võib-olla on midagi, mis on ajale jalgu jäänud, võib-olla midagi ei töötanud. lingid lähevad ju nii kiiresti katki, et anna kindlasti tagasisidet, et meil on selle üle rõõm ja ainult rõõm, kui me saame tagasisidet oma sihtrühmalt, et teha midagi paremaks, teistmoodi, et mis toetaks sind rohkem, aga muidugi meil on hea meel ka positiivse tagasiside üle, et selle me võtame ka rõõmuga vastu, aga kindlasti anna tagasisidet. Ja ma võtan korra selle infotoa lehe lahti, tee.5/infotuba. sellel on nüüd teine veebiaadress, aga siit sellelt lehelt sa leiad kõik need teemad, siit sa saad ka filtreerida. sa saad siit võtta lahti eesmärgi, õpiväljundid, sa näed siit seda, kui kaua see töötuba kestab, mis selle kestus on, sa näed siit seda vanust, mis vanuses noortele siis see töötuba sobib ja siin all on siis töötoa allalaadimise vorm, täidad need lahtrid ära. me küsime sinu käest ka seda, mis KOV-is sa oled, sest me teeme seda statistikat enda jaoks, et me tahame teada, et noh, kus meie materjale kasutatakse. Email on ka siin, sinu oma, ja siis ka see, et noh, mitmele noorele sa plaanid selle töötoa läbi viia, et see on ka meile nagu hea teadmine statistika jaoks, et noh, et kus kasutatakse, palju kasutatakse, noh, umbes kui paljudele noortele seda tehakse, et kindlasti ei ole siin see, et planeerid 10-le, aga kohale tuleb 5, siis lihtsalt nii on ju ja all siis ka need töötoa tagasiside vormid, et vorm on olemas ja ka tagasiside vormi QR-kood, et võib-olla hoopis prindid selle välja, paned seinale, ütled noortele, et palun skänneeri see QR-kood ja anna tagasisidet, eks, et oleme teinud selle võimalikult lihtsaks teie jaoks ja siit ka leiad selle juhend ja tugimaterjali, kus sa leiad siis need digitaalsed tööriistad, sellise loetelu, et mida siis näiteks kasutada. Panen selle kinni ja veel toon siin välja, et töötubasid kindlasti saad sa siduda teemakudega, teemapäevade nädalatega. alles hiljuti oli ju üleriigiline meediapädevuse nädal. Siis meil on siin vaimse tervise kuu, meil on siin igasuguseid nii Harro poolt korraldatud kui ka teiste asutuste poolt korraldatud teemakuusid ja nädalaid, et kindlasti saad sa neid kasutada just sellega seoses, et võib-olla hea mõnda oma tööplaani panna, et kui on mingi teema käsitlus plaanis, et saad siis selle töötoa sinna juurde panna. Siis meie enda teemakuud ja ka sellised kutsed stiilis, ma usun, et sa oled kokku puutunud küll sellega, et tule tee midagi. et mul on siin selline rühm noori, et tule tee midagi. et siis miks mitte võtta see kutse vastu ja teha siis üks töötuba endale vajalikul või noortele huvitaval teemal ja saadagi sealt siis sisendit. et kuna paljud, ütleme, selle töötubade osad ju koosnevad sellest, et või noh, enamus koosnevadki sellest, et noored saavad ikkagi ise pusida mingi asja kallal, siis sa saad ju sealt infot, sa kuuled nende mõtteid, ideid ja kindlasti sulle endale ka kasulik nende töötubade läbiviimine, et aga jah, tõesti, et tule tee midagi stiilis nagu kutsed kindlasti, et miks mitte teha siis seda töötuba, et kindlasti kasulik idee, mida teha, kui ei tea, mida teha, on ju, ja kutsutakse. Nii, aga mina siinkohal lõpetan ja saadan kindlasti meiliga järgi sulle selle veebilehe aadressi, kust leiab kõik noorte infotugi ja juhendmaterjalid, kust leiab käsiraamatu mõlemad versioonid ja siis ka need noorteinfo töötoad, et kõik see tuleb sulle, võib-olla jõudsid üles kirjutada, võib-olla juba uudistada, aga kindlasti see kõik tuleb sulle ka emailile. aga ma annan nüüd siit edasi sõna oma kolleegile Hanna-Liisale, ole hea. Ja aitäh sulle, Kadri. Ning nii nagu eelnev slaid juba ütles, siis räägiksin põgusalt ka üleriigilisest noorteinfoportaalist Tee5.
David on aastate jooksul kogunenud juba konkreetselt 10 temaatilist rubriiki ja ligikaudu me võime öelda, et David hõlmab endast 1000 artiklit ehk siis materjali, millega ise tutvuda ja mida noortele jagada on äärmiselt palju. Me oleme koondanud ka sellist tugi- ja abirubriiki ehk siis nõu- ja abirubriik. Seal on erinevad kontaktid, mis puudutavad kriisiinfot. Ehk siis, kui on vajadus kas ise leida lisatuge, noort kuhugi edasi suunata või on vaja kellegi teise sekkumist mingisse konkreetsesse olukorda, siis nõu- ja abirubriigist on võimalik leida igasuguseid kontakte selle jaoks vastavalt olukorrale, vastavalt vajadusele. Oleme toonud David portaali kokku ka väga palju erinevat kogemust, ehk siis olemas on nii kogemus kui ka persoonilood. Võib tekkida küsimus, et mis on nende kahe erinevus, siis me oleme liigitanud kogemuslugusid siis justkui noorte sihtgrupile, ehk siis noored on seal jaganud oma lugusid ja persoonilood siis tihti ongi just valdkonna inimeste poolt, ehk siis seal on nii noorsootöötajaid, mobiilseid noorsootöötajaid ja üldse noortevaldkonnas tegutsevaid inimesi ning nende kogemusi. Ja me oleme nii palju kui võimalik, oleme koondanud erinevaid sündmuseid, mis noortevaldkonnas toimuvad, nii meie sündmused kui ka siis meie partnerite, sõprade ja tuttavate sündmused, mis vähegi võiksid ka teile huvi pakkuda, oleme koondanud sündmuste kalendrisse. Ehk siis sealt võite leida näiteks üleriigilised konkursid, erinevad sündmused, miks mitte veebinarid, mõned kohapeal toimuvad tegevused. Ehk siis tõesti väga palju eriilmelist infot David portaalist võib leida. Igal juhul märksõnad, mis tasuks meelde jätta, et meil on ka David uudiskiri, mille sihtgrupiks on eelkõige noored. Kindlasti saate veel, kui kedagi huvitab lisakuulamine, siis meil on ka David podcastid, David tulevikku, mida võite leida YouTube'ist ja David sotsiaalmeedia nii Facebookis, Instagramis kui ka TikTokis, kus siis ongi vastavalt, et Facebooki me koondame rohkem just teile ning noortevaldkonnas töötavatele inimestele infot. Instagram ja TikTok on siis just sellised noortepärasemad kanalid, kuhu me proovime ka nende sihtgrupile eraldi infot suunata, et ka nemad oleksid meiega ühes infoväljas. Ehk siis jah, minu poolt kuulete veel natukene hiljem, aga senikaua ma annaksin sõnajärje edasi Kristiinale. Väga minu poolt, ma loodan, et mind on ilusti kuulda. Ma siin poole pealt avastasin, et on mingid tehnilised probleemid, aga tundub, et on kõik hästi. Aga mina räägin teile natukene meie teemakuude küsimustikust, millega me siis kogume noortelt ja noortega tegelevatelt spetsialistidelt sisendit, mis on need hetkel vajalikud teemad, tähtsad teemad, need, mis on noorte jaoks olulised. Ja selle jaoks me olemegi teinud küsimustiku, millel on 2 osa. Üks on noortele suunatud ehk siis, mis on hetkel nende jaoks tähtis ja teine on spetsialistide küsimustik, kuhu ootame siis vastama kõiki noortega tegelevaid inimesi ehk siis noorsootöötajad, heaoluspetsialistid, õpetajad, huvihariduse inimesed, huvijuhid, kõik sellised inimesed, kes on noortega kokkupuutumises ja kellel on ka sisendid selles osas, et mis noorte jaoks tähtis on ja mis teie jaoks tähtis on. Ja tegelikult sinna spetsialistide alla läheb ka lapsevanem, kellel on võimalus ka küsimustikule vastata, sest tihti on ka nemad need, kes näevad, mis on oluline. Ja sellel aastal oleme auhinnaks välja pannud Apple AirPods Pro kõrvaklapid, et oleks ka noortel motivatsiooni vastata, sest me teame küll, et ega nad pole tihti väga altid vastama, kui nad ise sellest mingit kasu ei saa. Ja tihti nemad seda esmast kasu, et nad saavad vastu kvaliteetset informatsiooni, seda nemad küsimustikku täites ei näe. Ja lisaks küsimustikule oleme me ka kokku pannud töötoa, et noorsootöötaja või mõni teine spetsialist saaks noortega koos läbi viia töötoa. See on eelkõige ajurünnaku formaadis, põhirõhk on ajurünnakul, olenevalt osalejate arvust võtab aega 45 kuni 60 minutit ja noored saavad siis nii-öelda arutelu vormis vastata
põhimõtteliselt sarnastele küsimustele, mis on ka küsimustikes erinevate teemadena. Selleks tuleb siis läbi viia töötuba, pärast koostada sellest kokkuvõte ja saata meile Harnole sellest kokkuvõte ja kõikide vahel, kes töötoa läbi viivad enne 17. novembrit, loosime välja 150-eurose partnerkinkekaarti. Ja mis teie saate teha, on see, et te saate ise küsimustikule vastata. Teie sisend on ka meile väga-väga väärtuslik. Saate jagada oma sotsiaalmeedias, oma asutuse sotsiaalmeedias, kodulehtedel, olgu selleks siis vallavalitsus, noortekeskus, huvikool, oma uudiskirjad. Ja me oleme tegelikult ka koostanud plakati, kus on QR-kood, nii et noor saab plakati juurde minna, oma QR-koodi skannida ja kohe telefonis ära vastata. Miks on see tähtis, on see, et me teemakuude kalendrit koostades tegelikult soovime tekitada ka teile nii-öelda tööriista, mida te saate kasutada oma töö planeerimisel, saate kasutada sealt infot ja selle jaoks, et see oleks ka teile võimalikult kasulik, on ka teie ja teie noorte sisend meile äärmiselt väärtuslik. Kui nüüd rääkida nii-öelda ajakavast, siis kuni 17. novembrini on küsimustik avatud, kaasa arvatud 17. Siis me lõpetame sisendi kogumise ja 18. alates hakkame seda analüüsima, vaatama, mis on need tähtsad teemad, võib-olla tuleb välja mõni täiesti uus teema, mis on praegu väga kuum. Detsembri alguseks on valmis nii-öelda raam, ehk siis igal kuul on oma teema küljes ja siis alustame ka paberkalendrite tellimuste koondamist. See aasta on ka küsimustikus üks küsimus, et millist kalendrit te soovite. Vaatame, mis sealt vastuseks tuleb ja vastavalt sellele siis teeme ka oma otsused, kas tuleb suur A1 kalender, nagu on siiamaani olnud, või teeme kuudepõhise kalendri, ehk siis igal kuul on oma või igal lehel on üks kuu, nagu tavaline kalender. Detsembri keskpaigaks tahame või on kirjeldatud teemakuude plaan ka sisuliselt, ehk siis mis on võib-olla mingid materjalid, mis seal täpne fookus on ja alates jaanuari algusest on need kõik teemakuude lehel kättesaadavad, kujundused juures ja ka jaanuaris alustame kalendrite postitamist. Palun järgmine slaid, Kadri. Aga miks ja millal te saate teemakuude plaani kasutada, et see, nagu ma juba korra mainisin, see on teie jaoks tööriist. Te ei pea hakkama ise uurimustööd tegema, mis on tähtsad teemad, millele võib-olla fookus seada ja see on ka hea raamistik, mille peale oma aasta tegevused üles ehitada. Ja nii, kui meil on mitmetel asutustel on ühtne struktuur, ühtne plaan, siis see maalib ka ühtse pildi üleriigiliselt. Ja nii saame me ka hoida infot asjakohasena, ajakohasena ja usaldusväärsena. Ja see annab siis võimaluse luua head lähtepunktid arutelude, töötubade, kampaaniate ja kõikide selliste asjade jaoks. Kas mul oli, Kadri, veel midagi? Võtan järgmise teema siis. Järgmine teema on siis noorteinfoportaal Infohunt, mis on siis mõeldud eelkõige kohaliku piirkonna noorteinfokanaliks. Sinna on võimalik sisestada sündmuseid, uudiseid, kohtasid, kontakte, kõik, kes tegelevad noortega teie kohalikus omavalitsuses. Hetkel on meil liitunud 15 kohalikku omavalitsust, seal on leitav juba omajagu kohtasid, tegevuspaikasid, noortekad koolid, mänguväljakud, kõik, mis on noorte jaoks vajalikud. Ja mis on ka tähtis, seal on väga palju kontakte juba, alustades noorsootöötajatest, mobiilsetest noorsootöötajatest kui ka huvihariduse inimestest. Et kui kellelgi on huvi, tahtmist oma piirkonnaga ka liituda, siis andke meile teada ja saame
saame selle protsessiga ka alustada. Ja kui on selles osas lisaküsimusi, siis võib mulle alati kirjutada. Ja annan tagasi sõna Hanna-Liisale. Aitäh sulle, Kristiina. Ja nagu jällegi slaid ütleb, läheme teema juurde ehk siis selle aastane noorsootöönädal. Tänavu aastal kannab noorsootöönädala pealkirja Seal, kus võimalused sünnivad. Ning nagu te võite juba slaidi pealt näha, siis igal aastal me oleme ka algatanud Facebookis sellise ise kulgeva üleskutse. Ehk me oleme loonud Facebooki kaanepildi, mis on igal aastal vastava temaatikaga ning mida ma tegelikult olen ka Facebookis juba näinud, et inimesed juba kasutavad, kuid siit on ka meie poolt siis üleskutse teile, et erinevad materjalid on meil juba olemas noorsootöönädala kodulehel, nagu all on ka öeldud, et noorsootoonädal.ee ning sealt võite ka leida selle originaalfaili Facebooki kaanepildi jaoks. Ehk siis see ongi meil siis väikene väljakutse, et näidata teistele ka, et noorsootöönädal on tulemas, alati sõbrad tuttavad valdkonnast ja väljaspoolt näevad, tunnevad ära ja sealt võetakse samamoodi šnitti, et panen ka ise endale. Et aga jällegi ma ikkagi tuletan meelde, et palun kasutage just noorsootöönädala kodulehelt võetud faili, sest kui te näiteks võtategi, näete sõbral tuttaval Facebookis seda pilti, kui te seda ise endale tahate rakendada, siis võib tihtilugu juhtuda see, et Facebook muudab pildi kvaliteeti. Ehk siis, kui te tahate, et teie pildil oleks just nõnda ilusa formaadiga ja kvaliteediga pilt, nagu meil siin praegu presentatsioonis, siis jällegi minge palun noorsootöönädala kodulehele. Jällegi juba traditsiooniks saanud sündmuste kalender tuleb taas ja nii palju kui mina teen, siis juba seda ka aktiivselt täidetakse. Ehk siis kõikidel noortekeskustel on võimalik oma noorsootöönädala raames toimuvad sündmused registreerida vastaval kalendrirakendusel. Kalendrirakendusele me oleme lisanud ka väikese lisamotivaatori, ehk siis kõik, kes oma sündmused kalendrirakendusse registreerivad, nende vahel meil toimub ka auhinna loosimine. Peaauhinnana läheb välja mängukonsool PlayStation 5. Peaauhinna loosimine toimub meil siis noorsootöönädala järgselt, ehk siis 17. novembril ja kindlasti see on miski, mida võiks oodata. Vaheauhinnatena, et hoida ikkagi motivatsiooni järjepidevana, toimuvad meil ka lauamängude komplektide loosimised, sest me kõik teame, et lauamängud on noortekeskustes just see üks lemmikuid meelelahutuse atraktsioone ja tõmbab kõik noori kokku, nii et saate ka võimaluse oma varusid täiendada. Ja jällegi kutsume üles noorsootöönädal.ee, saate oma sündmused sinna kirja panna. Ja kui rääkida veel noorsootöönädala tegevustest sellel aastal, siis meil on tulemas sotsiaalmeediakampaania Minu võimaluste hetk. Minu võimaluste hetk kampaania on eelkõige suunatud just noortele, et nad jagaksid oma kogemusi seoses noorsootöö valdkonnaga. Kogemused, mis nad on omandanud kas siis läbi huvitegevuse, läbi huviringi, mis on noortekeskuses toimunud või mõne muu säärase noorte valdkonnas ja noorsootööga seotud kogemuse. Igal juhul me ootamegi noori jagama oma pilte, lugusid, videoid või kui keegi soovib, siis võib ka oma lugu tekstifailina kasutada ja jagada. Et eelkõige me teilt paluksime just seda aktsiooni jagada, et see teadlikkus sellest jõuaks kaugemale ning rohkem noori märkaksid seda ka sotsiaalmeedias ja võtaksid ise sellest osa. Et kuidas aktsioonist osa võtta, meil tuleb spetsiaalne teemaviide, mis ongi hashtag Minu võimaluste hetk ning selle abil on siis võimalik oma lugu, postitus, video või muu säärane kena sisu teele panna. Väikese ideena, kui te olete juba mõelnud, et milliseid tegevusi võiks siis noorsootöönädala raames registreerida, siis sellel aastal on meil veel lisaüleskutse, üks päev, üks uus võimalus. Ehk siis me kutsume teid üles organiseerima erinevaid tegevusi, mille raames just avada oma uksed oma kohalikule kogukonnale. Et tõsta ka teadlikkust kohaliku kogukonna seas, et teie noortekeskus või asutus on olemas, näidata ka neile lähemalt, millega te tegelete igapäevaselt, kes on need noored, kes seal käivad, et üldiselt tõstagi just seda teadlikkust ja populaarsust teie tegevuse osas ja saada muidugi uut klientuuri juurde.
et jällegi ka üks päev, üks uus võimalus üleskutse raames korraldatud sündmused ja avatud uste päevad on võimalik registreerida sündmuste kalendrile ning ka sedamoodi siis auhinna loosimises osaleda. Ja üks väga põnev ja sihuke aktiivsem üleskutse on meil veel tulemas, milleks on siis tantsuline üleskutse Rütm minu sees. Kes on juba pikemalt meie tegemistega ja noorsootöö nädalaga kursis olnud, siis teab, et mõned aastad tagasi meil sarnane aktsioon toimus. Seal oli veel Liis Lemsalu, aga sellel aastal oleme sinna kaasanud siis Daniel Viinalassi, tantsustuudio Tantsugeen ja tüdrukute bänd Pliksi. Ehk siis tulemas on väga vahva tantsuline lühiklipp ja me kutsume teid kõiki viima läbi ka vastavat siis sündmust oma keskustes, oma noortega ja võtma ka ise sellest osa. Ehk siis võtke linti see vahva tantsuklipp, jagage seda ka sotsiaalmeedias ning samamoodi saame lõpuks siukese toreda ühise kokku pandud video panna kokku sellest. Et igal juhul on mida oodata. Noorsootöö nädalat leiate ka tunnustustahvli ja kindlasti nii mõndagi teist on juba kas sinna varasemalt lisatud või olete ise oma sõpra, kolleegi, tuttavad sinna kirja pannud. Siis kuni 30. novembrini on meil avatud digitaalne tunnustustahvel noortevaldkonna spetsialistidele. Ehk siis teie poolt paluksime just seda, et olge nii kenad, kiitke ja tunnustage oma kolleegi. See vorm on imelihtne ja et ka teile natukene lisamotivatsiooni luua, siis kindlasti paljud teist on juba märganud, et Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on tulnud välja väga vingete temaatiliste pusadega, mida teil on võimalik ka soetada, kuid ka meie poolt läheks siis loosi kokku 6 pusa. Ja mida see 3+3 tegelikult täpsemalt tähendab, siis ma selgitaksingi seda, et me loosime välja 3 pusa inimestele, kes siis on ise tunnustanud kedagi läbi digitaalse tunnustustahvli, kuid ka 3 pusa loosime välja nendele inimeste seas, kes on siis lisatud tunnustatavatena tahvlile. Ehk siis kokku 6 temaatilist pusa loosi lähevad. Ja midagi uut noorsootöö nädalaga seoses, siis me oleme tahtnud luua ka võimaluse kaasata rohkem noori ja kuulatagi eelkõige noorte lugusid, kuna me räägimegi sellel aastal just sellest, kus võimalused sünnivad, siis ka noortel peaks olema võimalus tuua esile oma armastatud noorsootöötajaid, valdkonnas panustavaid inimesi. Ehk siis see on ka teie võimalus jagada noortele edasi infot, et ka neil on tulemas digitaalne tunnustustahvel, kus noored saavad oma juhendajaid, noorsootöötajaid kiita, tunnustada ja jällegi tänapäeval ilma lisamotivatsioonita ei saa. Ehk siis noorte seas läheb meil loosi elektriline tõukeratas koos kiivriga. Et vastavalt siis noore sihtgrupist, kes siis on tunnustuse esitanud, siis vastavalt sellele saame ka võimaliku võitja mudelit ka nagu valida, et oleks ikkagi eakohane igale noorele. Ja võib-olla siis lõpetuseks tuuagi välja see noorsootöö nädala highlight või see crème de la crème, mida igal aastal alati oodatakse, ongi David Live, mis sellel aastal toimub 13. novembril. Toimub kella 3-5, ehk siis saate väga efektiivselt korraldada ka ühisvaatamisi oma noortekeskustes. Ja live kannab pealkirja nagu ka noorsootöö nädal, seal, kus võimalused sünnivad. Esinejateks on meil Maarja-Liisa Lepsalu, Asso Viiding, Liis Velsker, Karl-Sten Kõrgma ja päevajuhiks on meil Daniel Viinalas. Ehk siis tõesti on mida oodata, on mida koos vaadata ja jällegi väike sündmuse idee, mida sündmuste kalendris kajastada. Ehk siis ka oma David Live'i ühisvaatamised võite läbi sündmuste kalendri registreerida. Ja nagu ma juba mainisin, siis Facebooki kaanepilt on meil noorsootöö nädala kodulehelt leitav, kuid lisaks sellele on meil veel hulgaliselt erinevaid materjale, kujundusi ja nende põhjasid, mida te saate oma töös kasutada. Ehk siis võtke aegsasti noorsootöö nädalast osa. Meil on olemas Facebooki jaoks kaanepildid, meil on põhjad, mida te saate ise redigeerida ja muuta vastavalt oma soovidele. Meil on Facebooki postitused, Instagrami postitused, väljaprintitavad plakatid, mille sisu te saate muuta, mida te saate oma noortekeskustes ja mujal, kus iganes te soovid, saate jagada.
ja olemas on ka nii Instagrami kui ka Facebooki story'de põhjad. ehk siis kõik need failid on leitavad Noorsootöö Nädala kodulehelt, nii kui te võtate noorsootöönädal.ee ja rullite oma ekraani allapoole, siis seal on kohe ongi pealkiri, kujundused ja põhjad, sealt saate kõik vajalikku kätte. Ja nagu me tegelikult ka juba varasemalt mainisime, siis tõime välja juba Teevid uudiskirja, kuid meil on kindlasti ka teile erinevat lugemist, mida igakuiselt pakkuda. Ehk siis, mis võiks just noorte valdkonna spetsialiste huvitada, meil on iga kuu ilmub noorte heaks uudiskiri. Meil on noorte seire uudiskiri, mille sihtrühmaks on eelkõige noored ja spetsialistid ja see ilmub korra kvartalis, ehk siis ei pea kartma, et igakuiselt teie postkast ummistub erinevate infokirjadega. Ja nagu ma ka eelnevalt mainisin, siis Teevit uudiskiri, milles sihtrühmaks on just eelkõige noored, kuid samuti ka noortega töötavad spetsialistid, kes saavad siis noortele informatsiooni vahendada. Ja see ilmub korra kuus. Et kui seda informatsiooni tundub hetkel ülipalju ja ei teagi, kust otsast alustada, mida kõike lugema hakata, siis olge mureta. Infokirju puudutav informatsioon tuleb teile samuti peale siis tänase infotunni lõppu teile meili peale. Ja meie poolt olekski kõik, vaatan kella, püsisime kenasti ajagraafikus ja igal juhul, kui teil on veel mõtteid ja küsimusi, siis väga hea meelega ootaksime neid. Mulle endal tundub ka, et ma tegin kiirrääkimise võistlust, et vuristasin oma ettekande nii kiiresti ette, et võin kiirrääkimise võistlusele minna. Aga kui on veel midagi, mida saaks üle rääkida, täpsustada, teie küsimustele vastata, siis andke märku kas chatis või tehke mikrofon lahti, et meie oleme siin olemas, et küsimustele vastata. Nii, küsimus on tulnud infohundi kohta. Küsimus on, et kas infohunt läheb ikka tasuliseks? Kristiina, kas sa tahad vastata või vastan ma ise? Kuidas teeme? Võid vastata. Võin vastata. Infohundiga on selline lugu, et nii nagu me oleme jaganud, et 2026. aastani käib siis see nii-öelda piloot, vaatame, kuidas läheb, kuidas omavalitsused selle kasutusele võtavad, palju meil on kasutajaid ja selle pinnalt tulevad ka kalkulatsioonid selles osas, mis puudutab selle maksumust. Ja täna on see info meil olemas, et infohunt läheb tasuliseks 2026. aastast. Aga mismoodi kogu see arendus ja kõik see, milliseid vajadusi on veel infohunti vaja, kuidas see kõik välja näeb, palju see maksab ja kõik see, meil ei ole selle kohta infot hetkel. Et täna on see teadmine, jah, infohunt läheb tasuliseks, aga mis see summa on, millest see koosneb, milliseid arendusi, muudatusi on vaja teha selleks, et infohunt oleks veel parem, veel kasutajasõbralikum, et see kõik selgub, kui see piloodi nii-öelda periood on lõppenud, siis selle aasta lõpuga. Aga kindlasti see info teieni jõuab. Nii, kas veel küsimusi? Paistab, et küsimusi ei ole või kui neid tekib, siis Kadri võib pannagi meie viimase slaidi. Täpselt. Ehk siis meie oleme teie jaoks olemas, meie kontaktid on ekraanil. Ja juba kirjutatakse suured tänud, ülitoetav info ja meil on väga hea meel, kui te meie poolt esitatud infot vajalikuks peate. Et igal juhul meie oleme teie jaoks olemas, meie kontaktid on ekraanil, võtke meiega aegsasti ühendust. Kui saame kuidagi abiks toeks olla, siis igal juhul paneme õla alla. Just. Ja nagu vähemalt 5 korda mainitud, saadame kõik teile meilile. Ka kaanepildi paneme meilile manusena kaasa, Teevit teemakuude plakati, nii et saab kohe visata kaanepildi üles ja plakati välja printida, aga ma näen, et Hedil oli käsi püsti, aga hoopis plaksutas. Aitäh! Et suur-suur tänu heade ja toetavate sõnade eest, see on meile väga oluline.
ja tõesti, kui midagi on, kirjutage, võtke meiega ühendust, oleme rõõmuga teile toeks ja soovime teile ilusat päeva ja toredaid tegemisi noorte infos. aitäh!